Äripäevaraadio. Soraineni sagedus. Mitu arvamus, üks eesmärk. Tere tulemast kuulama Soraineni sagedust. Minu nimi on Oliver Emarik. Mina olen Kaupo Lepasepp, tere! Ja meie kolmas statsionaarne saatejuht, kes meil tavaliselt on siin olnud Maarjo Sõrm, tema viibib hetkel õppekogunemisel nimega Siil. Tervitused talle sinna ja jõudu. Tema täna meiega siin ei ole. Aga tänasest episoodist, et praegusel ajal kütab teispool ookeanit palju kirgi Johnny Deppi ja Amber Heardi tsiviilvaidlus, mis on suurepärane näide sellest, et millisel olulisel kohal on kohtuvaidluste puhul mainekujunduslik aspekt ja suhtekorraldus. Ja suhtekorralduse, mainekujunduse ning kohtuvaidluste sümbioosi me tänases episoodis arutama hakkamegi. Mul on hea meel, et seda teemat aitavad meil mõtestada täna Ott Lumi, Meta Advisory partner. Tere! Ja Allar Jõks, meie Soraineni kohtuvaidluste tiimi partner. Tere! Alustame võib-olla kohe siis nii-öelda eesmärgi sõnastamisest, et kui me räägime kohtuvaidlustest näiteks ja suhtekorraldusest, siis millised on need eesmärgid, mida kui suhtekorralduslik tee sinna valida või aspekt juurde panna, siis mis need on eesmärgid, miks oleks tarvis kohtuvaidluste puhul suhtekorralduse peale üldse mõelda? No ütleme, et ma kuidagi nagu nii-öelda jagaksin neid asju nagu kahte kategoorias, et üks on nagu nii-öelda väga või otsene nii-öelda kohtu mõjutamine ja teine, aga see on tegelikult see on nagu nii-öelda nähtus, mis on nagu Eesti puhul harva esinev. Pigem me räägime Eesti puhul ikkagi seda, et on võimalik ja vajalik oma kliente maine mõttes nagu nii-öelda aidata, et kogu selle kohtuprotsessi jooksul on tema nende nii-öelda maine nii-öelda maksimaalselt tagatud ja positiivne. Kuigi ma ütleks niimoodi, et minu praktikas on ka selliseid näiteid ja juhtumeid, kus ikkagi me koostöös advokaatidega väga selgelt ja väga otseselt oleme nagu nii-öelda tegutsenud nii-öelda kohtuvõidu nimel, eks ole. Et mul ka on erinevaid näiteid, aga üks näiteks, siin oli aastaid tagasi üks väga keeruline juhtum, kus me esindasime koos advokaadibürooga ühte eraettevõtted, kellel oli väga suur probleem ühe riigiettevõttega. Selle riigiettevõtte paljud juhid on tänaseks juba kas vangis või nii-öelda töölt eemaldatud ja see oli nagu väga selge case, ma mäletan, et kui meie eesmärk, ütleme niimoodi, et see kaasus oli piisavalt keeruline, et advokaadid arvasid, et isegi nagu kohus ei suuda seda nagu läbi närida ja siis me tegelikult nii-öelda paar aastat, eks ole, ilmutasime erinevad lugusid, artikleid ja meie eesmärk oli tegelikult seda kaasust võimalikult palju nagu avada. Allar, võib-olla siis kohe sinu poolt ka nii-öelda advokaadi vaatest, et millal siis oleks mõtted kaasata? Millal oleks tarvis mõelda meedia kaasamise eesmärgid võiks minu arvates olla sellised ka, mida Ott juba natuke puudutas. Esiteks see kohtu siseveendumuse kujundamine, see reeglina tegelikult võin endise kohtunikuna öelda, et ei toimi, sellest võib hiljem rääkida. Teiseks, avalikus informeerimine sellest, milline see vaidlus on. Kolmandaks võib-olla väga oluline eesmärk see, et kliendi positsiooni, kliendi nii-öelda huvide esitlemine avalikkuses, mis tihtipeale on tegelikult ka väga oluline, siis neljandaks kliendi maine
nii-öelda kujundamine positiivseks, sest kui sa juba kohtus oled, siis mitte alati ei ole sinu maine nagu positiivne, ta pigem võib olla negatiivne, et siis seda vähemalt saada neutraalseks. Samuti üks eesmärk võiks olla avalikkuse informeerimine, no ma ei tea, mingist august õiguskorras või mingisugusest lüngast või mingisugusest puudusest või korruptsioonist või millest iganes ja kindlasti ei saa alahinnata ka seda, et teinekord on vajalik meediakampaania selleks, et vastaspoole, kes iganes see sul ei ole, kas haldusasi, tsiviilasi, kriminaalasi, usaldusväärsust vähendada. Sa, Allar, ütlesid, et sa oled endine kohtunik, et kas kohtunikele, kes on ikkagi üldiselt niisugused kohtusaali kuningad, et kas neile meeldib, et neid üritatakse meedia kaudu mõjutada või et meedias üldse seda nende kahe poole sellist intiimset vaidlust, mida siis kohtunik troonilt juhib, et seda hakatakse meedias lahkama ja ühele või teisele poole kallutama? Kohtunikke on kindlasti mitmesuguseid, on kindlasti kohtunikke, kes ei naudi sellist avalikkuse tähelepanu, mis väljendub selles, et kohtuistungi saali taga, ukse taga on ajakirjanikud, kaamerad, tulevad alguses sinna sisse, otseülekanded, otseblogid ja nii edasi, aga on paljud teised kohtunikud, kes näevad, et nad teevad järelikult väga olulist tööd, on olulisi protsesse läbi viimas, nii et seal mingit ühest vastust ei saa anda, aga kindel on see, et ma arvan, et enamus Eesti kohtunikud on nii palju sõltumatud, et need juhtkirjad näiteks, mis on, et et ma ei tea, et see inimene tuleb süüdi mõista või ütleme, et mis määrab kohtunikul justkui ette, mida ta peaks tegema, et see tegelikult reeglina tegelikult ei toimi. Aga samas ei saa alahinnata seda, et kohtunik on täpselt selline inimene, nagu meie siin neljakis oleme, ta loeb hommikul lehti, nädalavahetusel kuulab enamus jutusaateid ära ja vähemal või rohkemal määral kindlasti tema mingisugune arusaamine võib ka selle tulemusel natukene kujuneda. Ja ma tahtsin tegelikult nagu seda Allari mõtet nagu väga toetada, et kui inimene on nii-öelda, ütleme, mis iganes puhul juba kohtus, eks ole, siis tihtipeale, eks ole, selle inimesega on juba maineliselt väga mingid nagu suured probleemid, eks ole, ja minu praktikas on ka see, et ütleme niimoodi, et advokaadid on mulle nagu ära seletanud, et selle kliendi maine on nii halb, et tal ei ole, tal on nagu ebamugav isegi nagu teda nagu kaitsta, eks ole. Mul oli siin ka hiljaaegu mingi nagu kaasus ühe nii-öelda erasektori energeetikaettevõttega, kes kelle maine oli lihtsalt halb ajaloolistel põhjustel ja siis me üritasime erinevate nagu meetodiga seda nagu natuke ikkagi parandada ja ütleme, see on pikem jutt ja nimesid paraku ei saa nimetada, aga advokaadid hindasid, et meie panus oli nagu nii-öelda toimiv. Aga siit jõuabki järgmise küsimuseni, et millal siis tegelikult tasub ühte kohtuvaidlust meedias toetama hakata, millal on parem sellest hoiduda, on seal ka mingisuguseid näiteid, rusikareegleid, millal mõelda selle peale, millal öelda, et stopp, siin ei ole vaja? No esiteks sõltub muidugi kõik kliendi soovist, sellepärast et klient mõnikord on huvitatud, et tuleb igal juhul meediasse minna, teisel juhul ta ütleb, et mitte mingil juhul, et see seab nagu esimese piiri, sellepärast et kliendi tahe on oluline, aga kui klient ütleb, et võiks meediasse minna või tema ei ole väga, väga tugev, siis tuleb alati kaaluda, et mis on see eesmärk, mida me selle meediasse minemisega soovime saavutada. Mõnikord on oluline see kohtuistungi või ütleme selle kohtuasja pelgalt fakti mainimine, et käib selline vaidlus, teinekord on olulisem tuua sealt vaidlusest mingisugune nüanss avalikkuse ette ja mõnel juhul on tegelikult vajalik läbimõeldud PR-plaan, võib-olla isegi mitmekuuline selleks, et kohtuistungi ajaks nagu see avalikkuse foon oleks see kliendi jaoks kõige sobivam. Ma ütleks ka, et siin ei ole nagu nii-öelda võtme või ütleme niisugust kuldreeglit, millal seda võiks teha, aga kindlasti olukorras, kus sinu nii-öelda teine pool, vastaspool tegeleb sellega. Konkreetselt ja süsteemselt üritab sind nagu mustata
siis kindlasti nagu on vaja kaasata nii-öelda oma nii-öelda PR-ekspert ja et selles mõttes, et sellisel juhul ei ole mõtet ka nagu mõelda niimoodi, et see ei mõjuta midagi, eks ole, et see kindlasti mõjutab ikkagi mingil määral, eks ole, et see on nagu fakt. Aga samas tuleb alati kliendiga läbi rääkida ka võimalikud riskid, sellepärast et meediasse minemisel on alati see, et kui kõik läheb hästi, on üks tulemus, aga tegelikult meediasse pöördumine võib anda ka vastupidise tulemuse, ehk punkt 1, sa võib-olla häirid või vihastad kohtuniku, kes ei taha sellest asjast mingit tähelepanu olla. Teiseks, meedia võib alati võtta ka hoopis teistsuguse hoiaku, kui mitte see, mis sina soovid. Kolmandaks, kui sul on soov nagu, et avalikkuses isiku või kliendi mainet tõsta, siis tihtipeale võib olla nii, et selle meediaplaani elluviimisel hakkab ka vastaspool infot jagama ja siis on tegelikult läheb pilt nii segaseks ja sealt võib tulla ka negatiivseid asju välja, nii et kogemusi on mõlemas suunas, mõnikord on meediatöö tulnud kasuks, mõnikord on kahjuks. Ma ütleks ühe asja siin juurde, et tegelikult alati on küsimus, et kas sa oled nii-öelda, sinu strateegia on public või silent relations. Et selles mõttes ma ka olen nagu selle koolkannaga nõustaja, kes alati esimesena asjana ei soovita kliendile ilmtingimata jooksta meediasse. Et selles mõttes, et elu on nii-öelda keeruline, eks ole, Eesti ühiskond on väike, et ütleme, kõik inimesed teavad, kõiki poliitikud tunnevad ajakirjanikke ja nii edasi ja ütleme, advokaadid, nii-öelda tuntud advokaadid ka, ütleme, on ühiskonnas nagu, kuidas öelda siis, juba mingi märgiga, eks ole, näiteks mingi Eestis on, eks ole, võib-olla 4-5 advokaati, eks ole, kui need advokaadid antud nagu kaasust nii-öelda hakkavad esindama, siis see on juba nii-öelda mõnes mõttes nagu väga jõuline kommunikatsiooni mõttes nagu märk iseenesest. Ja ütleme, olles ka nagu PR poole inimene, siis ma ütleks niimoodi, et aeg-ajalt on väga mõistlik, Allar istub siin, eks ole, kaasata oma nii-öelda kaasuses Allerõks, eks ole, sest Allerõks on nagu nii-öelda bränd, eks ole, kommunikatsiooni bränd, eraldiseisvad. Aga tihtipeale kindlasti need kaasused on erinevad, võib-olla on mõistlik tegelikult teha kliendi jaoks sellised nii-öelda vaikseid tegevusi, mitte tormata nii-öelda alati meediasse. Kas see meediasse minemine sõltub kuidagi nagu asjast ka, sest ikka igapäevatöös puutume kokku erinevad sellised, ka sellised olmelised arusaamatused, kuskil tekib arusaamatus korteriühistu koosolekul või autoremondi töökojas pandi nagu rehv valesti peale, et siis on kohe nagu seal kuskil on jällegi kas vastaspool või keegi ütleb, et nii, et kui ma nüüd ei saa oma tahtmist, et siis ma lähen meediasse. Et millised need asjad on, mille vastu tegelikult meedias huvi on või millega üldse võiks nagu kaaluda meediasse minekut? Kindlasti tuleks kõigepealt tõesti vaadata seda, et kas see vaidlus on see või kas see klient on see selline, kelle vastu meedia võiks huvi tunda. Teiseks tuleb kindlasti kaaluda seda, kas on võimalik avalikkuses vähemalt tekitada nagu neutraalne hoiak või meedias neutraalne hoiak selle vaidluse või selle kliendi suhtes, sest kindlasti on mingid teemad, mille puhul me ütleme kliendile, et siin ei ole mõtet meediasse minna, sellepärast et seda poolehoidu või sellist neutraalset toetust sa mitte mingil juhul ei saa. Tihtipeale on need on sellised juhud, kus on näiteks kui räägime loodusest, siis on selge see, et kui sa esindad mingit, ma ei tea, metsatööstusettevõtted või mingit hüdroenergiat tootvad ettevõtted või tuuleenergiat, siis sa tegelikult juba eelduslikult oled nagu eelduslikult avalikus jaoks oled natuke nagu valel poolel. Ja kui mingite pahedega on tegemist, ütleme nii, et tuletan meelde, kuidas üks endine minister nimetas alkoholi tootmist inimeste läbimõeldud tapmiseks, et ütleme, alkoholi või tubaka tootjate esindamine, mis tegelikult ju ka neil on õigus esindajale, et sellistes vaidlustes tõenäoliselt on väga raske nagu avalikkuse poolehoidu leida ja seda tuleb kindlasti ka kliendile siis seletada.
jah, nii on, ma arvan, et selles mõttes on Allaril õigus, et alati ei ole mõtet meediasse tormata, aga alati need kaasused ei ole ka, mis on nii-öelda konfliktsed kaasused, kus on ühe laua taga nii-öelda suhtekorraldaja advokaat. Alati nad ei pruugi olla ka nii-öelda kohtukaasused. Nad võivad olla ka nii-öelda kohtueelsed kaasused, kus nii-öelda klient, ütleme, kliendi strateegia ongi nii seatud, et ta nagu üritab saavutada oma eesmärke enne kohtut ja tegelikult nagu teine pool saab aru, tajub seda ja sellisel juhul võib-olla ongi nagu see kohtueelne nii-öelda meedia ütleme nagu mõjutamine oluline, aga mis puudutab sinu nagu algset küsimust, et siis tegelikult inimesed nagu ka ülehindavad, et nende nagu kaasused nagu pakuvad meediale mingit huvi, eks ole. Et tegelikult see on minu praktikas ja nagu suhtekorraldajate praktikas alatihti nagu probleem, et inimesed tulevad nii-öelda uksest sisse ja arvavad, et nende probleem on maailma kõige olulisem, eks ole, aga tegelikult nii ei ole. Ja, et nende jaoks on kindlasti väga oluline teema, aga et kas ta siis nagu avalikkusele ka nagu laiemale ringile huvi pakub. Aga küsi, Oliver. ja ma mõtlesin selle kohta küsida, et me räägime siin ikkagi kohtuvaidlustest ja õigus on ikkagi nii-öelda küllaltki keeruline teema, mida lahata ja mida lihtsalt nii-öelda meediale ette sööta ja seda teha niimoodi, et meedia sellest ka nii-öelda õigesti aru saab, et ma mõtlesin võib-olla Otilt küsida niimoodi, et aga kuidas nagu teha, kui on tulemas keeruline mingi õigusvaidlus, kuidas teha niimoodi, milliste vahenditega teha niimoodi, et meedia saab sellest nii-öelda sõnumist õigesti aru, sellest ka õiguslikust aspektist, et mis seal ikkagi nagu toimub? Ma arvan, et siin on väga oluline nagu kaardistada ja leida oma ajakirjanikud. Et minu kogemus on ka, et kui on olnud nagu sellised pikad vaidlused, mis puudutavad nagu nii-öelda avalikku dimensiooni, siis tegelikult nagu võtme küsimus on, et ütleme, need vaidlused, ma ei tea, eks ole, mul on väga palju nagu olnud selliseid juhtumeid, ma arvan, et paljudel suhtekorraldajal, kus on näiteks eraettevõte versus riigiettevõte. Ja tavaliselt, eks ole, Eesti praktika on see, et üks eraettevõte palkab nii-öelda ühe suhtekorraldaja, aga sellel suurel riigiettevõttel on tavaliselt oma turundus osakonnas, ütleme, vähemalt 15 inimest, eks ole. Ja selles mõttes sellised kaasused on just selles mõttes selliste kaasuste puhul on väga oluline, et sa tegeled nii-öelda oma ajakirjanike kaardistamisega ja leidmisega. Et mingid nagu näited, mul ongi niimoodi, et mul on nagu kujunenud nagu nende aastate ja selle kaasuse vältel 2 väga kindlat ajakirjanikku, kes tegelikult on hakanud pika peale aru saama meie nagu nii-öelda argumentidest ja nad hakkavad pika peale nagu meie nagu poolt nagu toetadama. Et selles mõttes, et ma arvan, et see on nagu oluline. Allar, kui tihti tuleb ette seda, et tuleb 2, 3, 4 korda ikkagi üle rääkida seda põhipunkti, sellepärast et näiteks ajakirjanikud, kelle poole pöördutati lihtsalt kas ei saa aru või saadki valesti aru sellest õiguslikust probleemist, mis tegelikult mõne keerulise kohtuvaidluse nii-öelda fookuses on. Seda ikka juhtub, et ütleme, juriidilistest nüanssidest ei saada aru, aga selles ei saa kedagi süüdistada, sellepärast et ega meie ei saa ka ju aru, kui arstid kirjutavad meile midagi nagu ladina keeles, mingi diagnoosi, et meie ka sellest aru ei saa. Ja ma arvan, et siin ongi nagu juristide ja siis suhtekorraldusfirmade nagu koostöö üks väga oluline koht on see, et
panna need sõnumid, teha need sõnumid niivõrd lihtsaks, et sa saad selle öelda ilma igasuguse paragrahvit ära, mis on selle asja võtmeküsimus ja see on ka üks põhjus, miks ma olen ka näiteks Oti ja siis MetaAdvisoriga tihtipeale koostööd teinud, et suuta neid sõnumeid lihtsustada ja avalikkusele nagu esitada, et see on võtmekoht, aga ma kordan veel kord, mul tuleb näiteks meelde MV Wooli asi, praegu nagu imelik nagu mõelda, aga 2019. aastal nagu oli sama palju, kui aasta tagasi oli nagu koroonauudisid, oli uudisid nagu listeeriast. Olukorras, kus Eestis ei olnud mitte ühtegi inimest, seal vähemalt aasta-kahe jooksul nagu surnud, haigeks ja mitte mingit ei olnud, aga ütleme nii, et Veterinaar-Toiduamet või siis praegu on PTA, ta suutis väga oskusliku meediatööga nii avalik-õigusliku ringhäälingus kui igal pool luua sellise fooni, et see on nagu surmahäda, mis Eestis nagu on. Ja ütleme, et tolles vaidluses oli praktiliselt võimatu ajakirjanikele midagi nagu seletada, sest siis kohe vastu toodi imiku pilt, et imik suri ära, keegi ei tea, kus, millal, mida, aga siis oli nagu igasugune jutt lõppes ära, et see on tegelikult üks ma arvan, nagu näide sellest, kus see on ise küsimus, et kas riigifirma üleüldse tohiks mainekujundus nagu kasutada selleks, et nagu oma eesmärke saavutada. Ma ütlen, et Eestis tegelikkus on see, et mitte ainult riigiettevõtted ei kasuta oma nõustajad, aga tegelikult praeguse seisuga juba nagu erinevaid ministeeriumid tegelevad sellega. Just ongi, et Ott, et sa oled selle valdkonna spetsialist, et kui kontrollitav see meediasuhtlus siis ikkagi on või kui palju teda suunata saab, et sul on oma nagu tuttavad ajakirjanikud, kes usaldavad sind, räägid neile ära, teed sõnumi selgeks, aga siis paned selle välja, alustad kuust rääkimist, kes jõuab juustuni, siis jõuab juustuaukudeni, aiaaugud ja lõpuks kakeldakse hoopis nagu mingi 6. kuuse all. No õnneks on Eestis nagu ikkagi demokraatia ja selles mõttes, et niisugust nagu sõnumi nagu kontrolli ei ole, sellega seos mulle meenub, et käis siin aastaid tagasi üks, endise liiduvabariigi minister või president ja siis üks inimene enne seda tema kohta või visiiti võttis muga ühendust ja ütles, et sel presidendil on mingi nagu maine probleem, eks ole, et palju maksab, eks ole, üks korralik lugu Postimehe esikaanel, eks ole, siis ma pidin teda valgustama, et õnneks sellise asju ei ole Eestis võimalik korraldada. Aga ütleme niimoodi, et kogu see taustatöö, eks ole, korralikud memod, õigeaegne kommunikatsioon, eks ole, see taustatöö, milline on antud ajakirjanike võimalik, ütleme, eelhoiak, näiteks seesama küsimus, et on teada juba toimetuses, on mingid inimesed, näiteks majandusajakirjanikud, kes on näiteks ühe või teise näiteks riigiettevõtte usku, on ju. Nad on nagu aastaid tegelenud sellega, et nad on nagu antud toimetuses justkui selle suurettevõtte pressiesindajad, nii on, eks ole. Näiteks mul oli ka hiljaaegu üks nagu kaasus, eks ole, kus tuli välja, eks ole, et üks väga soliidne Eesti meediaväljaande, eks ole, tegelikult on nagu justkui ühe ministeeriumi nagu käepikendus, eks ole, et ajakirjanik suhteliselt ilma filtrita paneb nagu uudiseid üles, eks ole. Et selles mõttes, ja siis tuleb otsida nagu alternatiivseid võimalusi oma sõnumite nagu sedastamiseks, eks ole, et see on võib-olla niimoodi, et see on esmapilgul võib-olla nagu kaheldav tegevus, eks ole, et sa mõtled, et ei ole tolku, on ju, aga praktika näitab seda, et tegelikult lõpuks on tolku. Võib-olla jätkame siis kohe sellega, et miks üldse
peaks mõtlema PR-ettevõtte kaasamise peale näiteks, et meil on tänasel päeval, inimestel on kõikidel Twitterid, Facebookid olemas, iga inimene võib endal ise ühe korraliku suhtekorralduskampaania käima panna oma isiklike vahenditega. Noh, ega ei peagi, aga mõistlik on, eks ole, selles mõttes, et igal suuremal ja isegi nagu keskmisel ettevõttel tänapäeval on nii-öelda oma meediakonsultant mingil kujul olemas. Noh, ma kujutan ette, et sellised, kui me räägime nii-öelda tehnikast, siis tegelikult üks küsimus on alati nagu kõneisikute nagu leidmine, eks ole, ja nende koolitamine, nende nagu ettevalmistust laias laastus, see on kindlasti nagu üks asi, mida meiesugused inimesed suudavad enam-vähem nii-öelda kvaliteetselt teha. Ütleme niimoodi, et siin on nagu, ma ei tea, eks ole, keeruline rääkida võib-olla nendest detailidest, et ütleme, et kui sul on ikkagi nagu eesmärk tõsta antud osapoole, kohtuvaidluse osapoole meedia usaldust, siis tegelikult see algab sellest, et sa kaardistad tema olukorra ära, kaardistad tema nii-öelda võimalikud partnerid, vaenlased, nii edasi, eks ole, et nii-öelda meie nagu tegevuse üks instrument on ka nii-öelda põhjalik olukorra kaardistus. Et see on kindlasti oluline. Ja nagu Alvar ütles, et tegelikult see on tegelikult oluline, et koostöös kliendiga peilida välja need võtmesõnumid, eks ole. Et see on kindlasti oluline ja võib-olla kolmas asi on see, et seesama küsimus, et kuidas nagu nii-öelda laiemale avalikkusele nii-öelda selgitada keerulisi ja nüansirikkaid küsimusi. Ma arvan, et see on nagu ka mingi nagu kompetents, mida PR-inimesed nagu oma tööriistadega nagu üritavad saavutada. Allar, ma võib-olla annan kohe nii-öelda sinule ka mikrofoni selle osas, et kas sinu töös, kas see tähendab ka seda, et mingis osas pead sina olema see suhtekorraldaja, ma mõtlen selles suhtes, et kuna tänasel päeval ongi kõikidel inimestel oma isiklikud nii-öelda Facebooki kontod, kus nad saavad väga vabalt jagada omi mõtteid ja omi seisukohti, kas sinu töös tuleb ka ette seda, et sa peadki ütlema kliendile, et kui ta toob sinu juurde oma probleemiga, sa ütledki, et jah, et tegeleme sellega, aga palun hoia end tagasi, et see nii-öelda sotsiaalmeedias näiteks väga vabaks ei läheks sellega, et sa pead nagu justkui ka ise mingit suhtekorralduslikku nõu andma selle kõige juures. Iga kingseb jäägu ikka oma liistude juurde, aga ma arvan, et kuna ma olen 2 korda nii õiguskantsleri kui advokaadina tunnistatud see on siis meediasõber või? Lapsesõber olid sa ikka varem? Meediasõber, et siis mul mingi kogemus on ja ma tegelikult sellist väiksemaid asju saan ise teha, aga siis, kui on vaja, ütleme, mingit sünkroniseeritud, kooskõlastatud tegevust mitme kuu vältel erinevates kanalites, siis igal juhul olen ma küll soovitanud kliendil valida lisaks advokaadibüroole ka suhtekorraldusfirma abiks, aga väiksemates asjades loomulikult mingisugused asjad me lepime ikka kokku kliendiga, et mida nagu enne kohtuistungit tasub avalikkusele öelda, mida mitte, selleks, et kohtunikku nagu ei häiriks väga, teiseks, et kogemata vastaspoolele mingisugust tugevat argumenti ei annaks. Aga kuidas üldse, ütleme selline, me räägime siin just nagu kohtuvaidluste meedias toetamisest ja meedias selgitamisest, et kuidas selline protsess üldse nagu alguse saab, et sellised meediaagentuuride, suhtekorraldusagentuuride sellised hämarad ja salapärased koridorid, advokaadibüroode salapärased koridorid, et kuidas tavaliselt advokaadid ja siis suhtekorraldajad üldse omavahel kohtuvad? No minu praktikas on see 2 varianti, eks ole, üks variant on see, et ma istun nii-öelda kliendiga koos ja saame aru, et nüüd on nagu keeruline juhtum, on ju, ja hakkame koos arutama, kes on
no kui on nii-öelda avalikkuse jaoks nagu nii-öelda tundlik case, eks ole, siis me tihtipeale arutame ka nii-öelda advokaadi valikut. Aga ütleme, nii-öelda rohkem on selliseid juhtumeid, kus advokaat tuleb meie juurde juba nii-öelda oma kliendiga. Et klient on nagu mures, eks ole, kas siis nagu nii-öelda maine põhjusel, mis iganes põhjusel, et nagu nii-öelda kas on vaja nagu selgeid sõnumeid draftida, mingeid memodega nii-öelda toestada, eks ole, nii edasi, et erinevad case'id ja erinevad juhtumid, jah. Jah, nii see umbes ongi, et kui tekib kliendil soov, et oleks vaja kaasata suhtekorraldusfirma, siis ega neid tegelikult väga palju, ütleme, neid on Eestis palju, aga neid, kellega mina olen koostööd teinud, neid ei ole väga palju, et ma eelkõige soovitan kliendile nende hulgast ja kui on tõesti väiksem asi, siis mul on ka ajakirjanike hulgas teatud tutvusi ja ma saan nagu ajakirjanikele pakkuda, et näed, kas te sellest teemast olete huvitatud, et näed, siin on see teema, loomulikult ei saa Eestis öelda, et kirjuta sellise nurga alt, aga kui sa esindad klienti, kelle puhul sa ei pea häbenema, et tuleb midagi musta välja, siis ei ole ka midagi karta. Ja sellisel juhul siis saab ka ilma suhtekorraldusfirmata. No tihtipeale on ka selline teema nagu nii-öelda must PR on ju, et sellisel juhul on võib-olla kohtu case'is võib-olla ka niimoodi, et ütleme, advokaat on teadlik, et suhtekorraldaja kuskil taamal tegutseb, on ju. Aga võib-olla on ka juhtumeid, kus nii-öelda advokaat ja suhtekorraldaja nagu ei puutugi nagu kokku, eks ole, aga nad on teineteisest nagu teadlikud, ütleme niimoodi. Aga kui see koostöö siis ikkagi kommunikatsioonibüroo ja advokaadibüroo vahel toimub, et mis on nagu sellised head praktikad on ja mida võiks vältida? No ma arvan, et ikkagi niisugune klassikaline nagu rusikereegel, et hea kommunikatsioon ja koordinatsioon, eks ole, et niisugune nagu iganädalased nii-öelda arutelud, eks ole, see on kindlasti oluline, et sellisel juhul on klient, advokaat ja suhtekorraldaja kogu aeg nagu nii-öelda ühes ringis, eks ole. See on tegelikult oluline, et ei tekiks mingit nagu nii-öelda koordinatsiooni probleemi. Kindlasti on väga oluline ka kokku leppida, mis on see eesmärk, sest tihtipeale seda eesmärki ei lepita kokku, hakatakse kohe nagu kuhugi jooksma, et läheme selle teemaga meediasse, aga nagu ma eelnevalt ütlesin, üks eesmärk võiks olla see, et avalikkuses mingi arvamuse kujundamine, mingile puudusele Eesti õiguskorras, kuskil halduspraktikas tähelepanu juhtimine, vastaspoole nii-öelda usaldusväärsuse kahtlusalla seadmine, seda ei ole võimalik saavutada, kui me väga täpselt alguses ei määrata, mis on see eesmärk. Või siis mõnikord on nii-öelda eesmärk on ka, kuidas ma ütlen, siis kaitselahingu pidamine, et vastaspoole nii-öelda meediatöö meie klient ja meie kliendi huvisid väga palju ei kahjustaks. No ma veel lisaksin tegelikult, et mina ei ole nagu selline suhtekorraldaja, kes tegeleb mingi abielu lahutusega, on ju, et minu nagu kaasused on ikkagi nagu seotud avaliku sektoriga reeglina ja reguleeritud sektoritega, et ütleme, et ma arvan, et just sellel puhul see nagu nii-öelda suhtekorraldaja advokaadi koostöö on väga oluline, eks ole, et tihtipeale ju meie praktikas on ka see, et ja see on minu nii-öelda igapäeva töö nagu teine külg, eks ole, niisugune lobi tegemine, eks ole, et tihtipeale ju erinevates kohtukaasuses on ka küsimus selles, et äkki on võimalik tekitada mingit nõudlust ja nii-öelda ootust näiteks mingi seadusmuudatuse üle või suhtes, mis nii-öelda automaatselt võiks nii-öelda
kliendi probleemi lahendada või siis vähemalt leevendada. Aga ma arvan, et me olemegi nüüd rääkinud sellest nii-öelda teoreetilisest poolest, et äkki teil on mingid sellised head näiteid ja seda nii mõlema poole pealt, et selliseid nii-öelda kaasused näiteks kohtulahinguid või ka näiteks lepingu läbirääkimisi, miks mitte, kus siis nii-öelda suhtekorraldajate kaasamisest on olnud reaalselt kasu või vastupidi, kus on käest ära läinud, kus see on kahju teinud? No mulle lihtsalt nagu meenub, kui sa niimoodi küsid, siis mulle meenub siin 3 aastat tagasi oli see suur teema seoses Tartu tselluloosi tehasega, eks ole, ja seal oli ju küsimus see, et mingi hetk riik defineeris seda umbes niimoodi, et te peate nii-öelda Tartu nii-öelda volikogu, see ettevõtjale öeldi niimoodi, et te peate Tartu volikogu liikmed nii-öelda oma nii-öelda projektile saama taha, eks ole, ja siis nagu riik on nagu enam-vähem valmis seda nagu nii-öelda menetlema, eks ole. Aga ja seal oli ütleme selline kaasus, kus ilmselgelt minu arust kogu see nii-öelda PR tegevus oli niivõrd üledimensioneeritud, et tegelikult nagu tulemus oli risti vastupidine, eks ole, tegelikult ma mäletan, et sellel projektile, mis on absurd, ma arvan, et see on endiselt ma arvan, et see oleks olnud nagu Eesti majandusele kindlasti nagu väga positiivne projekt, aga kõik volikogu liikmed, kõik fraktsioonid olid nagu lõpetaks vastu. Olgugi, et ma tean, eks ole, taustale, et see oli väga suur nii-öelda mingi meedia või tähendab PR-aktsioon, eks ole, inimesed käisid, suhtlesid ajakirjanikuga ja käisid otse suhtlemas volikogu liikmetega ja nii edasi, et ütleme, et ma ütlen veel kord, et A ja O sellise tegevuse puhul on nagu see, et sa pead nagu kaardistama ja ära tunnetama, et mis on selle nii-öelda tegevuse nagu mõistlik piir ja samamoodi see analoogia kehtib ka kohtu case'ide puhul. Ma võin ühe positiivse näite tuua, mis oli ka aastatagune lugu, kus väikesed või nii-öelda eraettevõtjad siis suure riigiettevõtte siis Eesti Energia vastu vaidlustasid mitu korda ja edukalt Tootsi nii-öelda tuulepargi rajamise asjaolusid ja see oli tegelikult hea näide, kus tegelikult läbi avalikkuse surve ja meedia surve ei saanud Eesti Energia seda Tootsi kinnistut oma tuulepargi rajamiseks niivõrd lihtsalt ja lõpuks asi nagu tehti õigesti ära ja mul tundub, et seal oli see nagu meediatöö, PR-töö oli nähtamatu, aga efektiivne. Aga ma arvan, et halva PR-töö nagu kogemust mul ongi on raske nagu teiste töölaualt tuua, sellepärast et halb PR tähendab null PR-i, et seetõttu tihtipeale ei saagi aru, et kas seal on nagu läbimõeldud PR või mitte, aga ma võin oma kogemusest tuua ühe näite, kus tegelikult see puudutas, olid ajad, kui meil kehtestati paksumaksu või rasvamaksu või limonaadimaksu ja siis ma ise mäletan, et üks koht, mis seal ebaõnnestus oli see, et ma läksin sellesse vaidlusse niivõrd emotsionaalselt sisse, et kui kasutada väljendit, ma olin emotsionaalselt ülesköetud mees ja ma tegelikult oma häid tuttavaid tegelikult sellega nagu seal oma väljaütlemistega kahjustasin olukorras, kus ei olnud üleüldse nagu vajalik, et me selle asja nagu võitsime, paksumaksu ehk limonaadimaksu Eestis ei ole, aga alati tasuks tegelikult ka advokaadil siis või PR-inimesel nagu sellest natuke oma emotsiooniliselt kõrval hoida, kuigi see on väga raske, sest kui sa sinna sisse lähed, siis sa tihtipeale nagu kliendi asja võtad juba enda asjana. Allar väga huvitavalt tõi siia sisse selle nii-öelda näite, et selle Tootsi tuulepargi puhul oli
oli suhtekorralduslik aspekt justkui nähtamatu. Ott, kas nii-öelda hea suhtekorralduskampaania on nagu hea jalgpallikohtunik, et kui sa teda väljakul tähele ei pane, siis see on hästi? Mitte alati, aga aeg-ajalt küll. Et noh, minu taust on ka see, et ma ei ole tegelikult nagu klassikaline kommunikatsiooni inimene, minu taust on nii-öelda riigiteadused, et ja sellepärast ma ütleks niimoodi, et ma ka alati nagu mõtlen 3 korda, et kas see nii-öelda avalikkuse dimensiooni nagu kaasamine on üldse mõistlik. Et tegelikult ju kui on võimalik ilma selleta saada hakkama, siis kindlasti see on väga positiivne. Aga tihtipeale on see ikkagi nagu vajalik, eks ole, et olenevat juhtumist. Aga ma arvan, et hakkame siis siinkohal vaikselt oma juttu kokku võtma. Meie hakkab täis saama. Aitäh, Allar, aitäh, Ott, et leidsid aega meie saatesse tulla ja uus Sorainen sagedus on juba eetris 6 aja pärast. Aitäh! Jah, aitäh ka minu poolt, et kuulsime siis täna seda, et kõik kaasused võib-olla ei pruugi avalikkusele huvi pakkuda ja kõikide asjadega ei maksa ka nagu avalikkuse ette minna. Ja et ka seda avalikkuse ette minemist, et seda võib olla liiga palju, aga seda võib olla ka liiga vähe. Nii et kui teil tuleb ette neid keerulisemaid vaidlusi ja kus on vaja ka nagu meediaga suhelda, et siis tasub ikkagi rääkida professionaalidega, mitte minna ise Facebooki möllama, et muidu juhtub teil nagu Allariga, et paksu maksu ei tule, aga tuleb palju paksu verd. Aitäh teile ja kuulmiseni! Soraineni sagedus. Mitu arvamust, üks eesmärk.